Põhimõtteliselt 2 nädalat aega võistlusõhtuni. Kuidas näeb välja need viimast 2 nädalat sinu jaoks? Viimane 2 nädalast ma teen esimene nädal veel kõrge koormus ja teine nädal juba alustan viskama koormus, et minu keha taastub enne võistluse. Sinu vastane on Charlie Sikva, kes on siis UK number 1 ja 2-kordne maailmameister. Mida oskad ta stiili kohta öelda? Ma vaatasin mitu videot ja nägin, et ta päris agressiivne. Ta on selline vastane, kes ise astub otse. Ta on väga hea low kickid ja body shots, käte body shots. Hea kõrgtase vastane, aga ma alati, millal valmistan, mõtlen, et kõik vastased tippvormis ja kõige rohkem fokusseerin minu vastupidavus, minu refleksid, minu jõud. Another day at office. Sinust tehti film Vaimusõdalane, mis esilinastub siis Eesti kinodes 10. mai. Räägi natuke sellest projektist, et päris suur projekt, millega silmitsi seisid, et nüüd oled sellega maha saanud. Da, emotsioonid on väga tugevad. Ma ei tea, kas ma muretsen rohkem esilinastuse või võistluse test. Ma arvan, et kõigil on täna siin eredalt meeles fight Igor Ljapiniga. Sa tulid sellel ajal siis ringi sellise legendaarse looga nagu Viktor Tsoi Krupakrovi. Kas näeme sind uuesti selle looga ringi tulemas, et praegu juba tuleb külmavärinad? Ja see kord ma tahaks uuesti panna. Aga eelmine fight, sest et oli nii suur paus, 2 aastat ma ei võistelnud, ma tundsin, et ma tahaks midagi erilist, ma tahaks tundma uus energia, uus motivatsioon. Aga nii palju fännid kirjutanud mulle, Max, miks sa ei panid oma legendaarne laul. No praegu sõidan autos, mõnikord panen, tunnen ja adrenaliin tuleb, siis peame panna järgmine kord. 18. mai, Tondiraba jäähallis, tulge elama kaasa. Hey guys, it's Charlie Sikwa here from the Mat Muay Thai Academy. I'm going to be fighting Maxim Vorovsky on League 6, Saturday, May the 18th. Looking forward to putting on a show for all the Estonian fans, okay? See you guys very soon.